ja suude päid. Puud tuleb üks asi, nii. No nii, ja nüüd algab muinasjutt. Elasid kord Heideke ja Taadike, nad olid käbedad tantsujalad ja neile meeldis polkat vihtuda. Väsitava tantsu järel ütleb Taadike. Memm, mine kraabi jahukoti põhja, äkki saad nii palju jahu, et teha mõned kakukesed. Taadike istub pingile ja jääb ootama. Heideke leidiski mõned peotäied jahu. Ta segab jahu hapukoorega ja vormib taigast kakukesed. Pann läheb ahju ja saavadki kakukesed valmis. Heideke paneb panni jahtuma ja läheb istub Taadi kõrvale. Aga üks kakuke ei olnud tavaline. Ta hüppas ahjuklaadilt maha ja hakkas veerema. Kakuke jõudis õue, ta veeres ümber kuuskede, sealt kase juurde. Aga kase juurde jooksis ka hiireke. Kase juurde jõudis ka hiireke, kes pööras kakukesele erilist tähelepanu. Ta katsus kakukest ühelt küljelt ja teiselt küljelt ning ütles, oi kui ilus sa kakuke oled ja lõhnad nii hästi. Kakukesel ei olnud rohkem tahtmist hiire kiitust ja juttu kuulata. Ta ütles vaid häh ja veeres edasi. Mõnus tuuleke jahutas ja saatis kakukest. Metsarajal tatsas karu, kellega kakuke kokku põrkas. Ja pidi talle peaaegu jala alla jääma. Karu küsis, et mis sa sedasi kihutad, ma söön su parem ära. Kakuke aga veeres edasi tuulepoisi paituste saatel. Puude vahel ütleb jänku juta. Ta küsib, kes sa oled ja kuidas siia metsa sattusid? Kakuke vastab, olen kakuke. Olen kakuke, rasvane natuke. Veeresin Heide Taadi juurest ära, pagesin hiirekese eest ära, pääsesin ka karu käpa alt. Sina mind vist ei ohusta. Jänes ja kakuke läksid sõbralikult oma teed. Nüüd kostis metsa vahelt auto põrinat. Põrr, põrr, põrr ja kakukesele sõitis vastu rebane autoga. Sõitis kakukese kõrval ja hüüdis, tere kakuke! Kakuke vastas, Heide Taadi käest jooksin ära, hiire käest panin plehku. Karu käpa alt pääsesin, sina mind ka ära ei söö. Rebane aga küsis, kas sa autoga sõita tahad? Tahan. Kakuke hüppas rebase autosse ja kadunud nad olidki. Mis edasi juhtus, võib igaüks ise välja mõelda. Muinasjutt on läbi, eesriie sulgub, rahvas plaksutab, eesriie avaneb.